kuna käes on detsembrikuu, siis see tähendab vaid ühte. Vlogmas! Ma ei saa kõvemini rääkida, sellepärast et Luuna magab ja Toni on temaga üleval. Nüüd ma saan rahulikult alla vlogida, teha asju, mis mulle meeldivad. Tegin meiki endale isegi, nii et elu läheb juba vist paremaks. Ma siin viimases videos kurtsin, et mul kuller ei käinud, eks ole. Ja ta eile ka ei käinud, et ta jäi 2 päeva hiljaks. Ja täna siis lõpuks tuli, täna on laupäev. Ma ütlesin laupäeviti nagu kuller ei käi, aga Piret ütles, et käib ja vedas, et ikkagi tuli. Ning nüüd on siis see hea, et mida nädalavahetus on ja siis ma saan koristada hästi palju ja nüüd tuligi see masin kohale. Ja mõtlesin, ma näitan teile, mis masin see on. Ja naljakas oli veel see, et kuller helistas Piretile ka. Piret helistas sama asja ja siis oligi, et kuller tuli siia, et naljakas, et naabrinaisel on täpselt samasugune kast. Mõtlesin, jah, me helisime samad asjad. Sellega üks lugu ka. Ma räägin praegu. Helisin selle juba eelmisel nädalal, kuid selle hinnaks oli 239 eurot. 24-st. 2 värvivarianti oli roheline ja oli sinine. Sinine oli ilusam. Mulle meeldis sinine, tellisin sinise. Nii, siis sai see must reede läbi ja tuli see küber esmaspäev. Ja siis läks see hind nii odavaks. Ta oli 190 midagi. Aga roheline värv. Ning suutsin, mis asja, mina tellisin 240-ga ja siis nüüd läheb nagu jah, 191 vist oli, et 50 euro odavamaks. Nalja teete, ma ei taha seda. Paki on mulle veel kohale jõudnud. Ning ma tühistasin selle kullerile, ütlesin, et ma ei taha seda ahvi tagasi. Ma ei taha seda, see on kallis, ma tellin uue endale odavama. Ja nüüd ma küll ei saanud seda värvi, mis ma tahtsin, aga tööta teeb ikka samamoodi, nii et vahet ei ole. See on see harjaosa, siis on see paak. Siit saad veel kinni võtta, kui on vaja kuskile tõsta paremini. Siin on see teine paak, kus siis käib puhas vedelik, sinna läheb siis must, siin on 2 nuppu. See on siis vaiba jaoks ja see on siis kõva põranda jaoks. Vahe seisneb selles, et vaiba oma pritsib rohkem vedelikku kui põrandama. Et siis põrand märjaks ei jääks, aga vaip paremini puhastaks. Siin all on selline nupuke, mida vajutades siis hakkab vedelikku tulema. Muidu ta lihtsalt tõmbab nagu tolmuimeja. Nüüd jääb vaja üle oodata, kuna Luuna ärkab, siis saan ma siin kolistama hakata. Kolistama ja koristama, nii et siis on mu kodu täiesti läikiv, puhas. Ainuke probleem on see, et kui plekk ei jää nendesse piirded, nagu siia see rulliku piirdesse, siis ta hakkab seda natuke laiali nühkima, sest siia alla jääb see kinni. Et ma tahtsingi seda praegu näha. Aga muidu on puhas. Ma ei näe siin ühtegi tšupit. Aga nüüd siis üle on vaja puhastama. Täna on see ajalooline päev, mil mina saan jääda alla üksi, täiesti üksi ja vaadata telekat. Ma olin üksinda kodus käima, ma lähen toon endale snäkki ka. Täna on see päev sellepärast, et Toni läks Luunaga magama. Mina saan olla nüüd nagu Toni, saan olla siin niimoodi lihtsalt levotada ja olla. Kell on 8, aga 8 on vist nii elul viga, eks ole. Issand jumal, iga õhtu niimoodi lihtsalt telkult vaadata ja sa tead, et laps on lihtsalt nagu isaga üleval. Ta ei ärka ülesse, ta ei ole üksi. No siit Luuna tavaliselt, kui ta üksi magab seal, siis ta ärkab suht tihti ülesse. Sellepärast ma lähengi tavaliselt Luunaga ülesse nagu magama ära. Noh, mitte magama, vaid ma olen seal nagu telefonis või vaatan tahvlist videosid või nii. Aga ma pean ta kõrval olema, siis ta ei ärka. Et siis ma saan tunda seda nüüd üle aasta juba.
olen ma seal temaga olnud ja nüüd saan mina tunda seda, mida Toni tundis terve aasta otsa. See lihtsalt vabalt olla, vabad käed. Käi kus tahad, mine kuhu tahad, ole kellega tahad, söö mida tahad, vaata mida tahad telekast, ole arvutis, tee mis tahad lihtsalt, sul on lihtsalt nii palju vaba aega. Ja nüüd saan mina seda nautida. Ja homme ma saan minna Janeti juurde õhtul ja homme ka Toni magab Luunaga. Siis ma saan olla nagu normaalne inimene ükskord elus. Mitte ükskord elus, vaid selle aja jooksul, kui mul laps on olnud. Palusin Tonile keldrist need juurutuled üles otsida ning selleks ta pidi kõik taara keldrist ära võtma ja nüüd ta viib ära selle. Kogu see taara all oli, oi Luuna mängib siin nende pudelitega. Kogu see taara all olid siis need tuled, nii et taarakonid. No ei saa, terve krahve, see on juba täis. Aga see on aasta otsa, me ei ole ju viinud vahepeal. Viisin küll. Viisid ka või? Kuna sa viisid? Poole aasta jagu. Nojah, Toni joodiks siin, ka muud pole öelda. Seda on mu sõbra. Aja sõprade kaela. Nüüd on siin koristamine pooleli. Ma vaatan Läti riiki, ma Eestist ei oska. Luuna muidugi ei ole koostöö valmis, pahandab siin igat pidi. On nii, jah? Teli veli. Mis sa näed? Tibu, aga... Oota nüüd, tule issi opa. Tule issi opa. Isi võtab sülle, emme ei võta. Noh, tule. No, issand. Kardad mind või? Pigem hakkab hullu. Ja siis issand, jumal. Mis sa päristad siin? Nuskame su nini ära. Kes mu Instagrami storisid ei vaata, siis ei teagi, kuidas Luuna nende asjadega käitub. Näed niimoodi. See on päevas 10 korda. Ta tahab siia, ta tahab võtta neid kastikesi ja siis sealt asju välja kakkuda ja visata kuskile kaugele. Näed niimoodi. Ja kui kõrval olla, siis ta viskab täpselt pihta. Kui sa valel pool oled selles suhtes. Luunakesel on tema ehe nüüd. Jaa, tule pane siia. Pane siia külge näiteks. Pane siia. Siia. Pane. Ta ei oska, ma arvan. Ja tule, pane siia, tubli. Ja tema aitab need niimoodi. Läkski. Nüüd saab seda ära võtta, sest on mänginud seal. No kui su saab sellest villand, siis võime panna, on ju? Praegu vist mitte veel. Tahtsin filmida just seda hetke, kui ta paneb ise selle kosi külge. Noh, good enough. Peaaegu. Ja näed, pane sinna. Jäigi! Ja nüüd tahab ära võtta seda. Ära pead ära löö. Saad. Okei, nüüd juba näevad teised asjad. Vaatsin, kas Luunal on kakat ja siis ütlesin, et ei ole kakat. Ei. Nüüd enam ei tee, Luuna. Ei ole kakat. Ei. Ta küpsist teile anda. Ei ole kakat. Ma pean selle alla panema. Luuna, ei olnud kakat, jah? Ei. Nüüd ei tee enam, see on väike nirke. Luuna, ei. Ikka teed, jah? Ja siis, kui ma viibutan näpuga niimoodi. Ei, on ju? Ei tohi, jah? Kuum, kuulete, jah? Mis seal on? Kuum, jah? Ei tohi minna, kuum. Ei, sinna ka ei lähe. Ei. Nii armsalt kuulab sõna. Kes siin armas oled? Ei. Raputab käega.
kuum ja vetsus ei ole küll kuum, aga sinna ikka ei tohi minna, jah. Luna, mis see on? Ai, kuum. Ai, kuum. Kuum. Oi, kuum. Ai, siia ei tohi minna. Ai, kuum. Jaa, tubli. Sa oled nii armas. Sellised asjad ta on siis viimastel päevadel ära õppinud lihtsalt. Ma ei ole otseselt õpetanud, aga ma alati ütlen talle, et ei tohi ja siis näpuga näita näiteks kuusele, et ei tohi minna või ei tohi kiisud minna. Ja ei tohi kiisud sega minna, kiisu sööb ja küpsis on sul, jah? Njam. Ta sööb neid beebide küpsiseid muideks, mitte suurte. Et keegi ei hakkaks minu kallal siin pahandama. Pean alati ikka seletama kõike. Aga see oli lahe, et oskab juba asju järgi öelda. Just see kuum nagu, et see oli esimene sõna, mis ta nagu järgi üritab öelda. Sest et nämmi tuli tal ise, tema ütles ise nämmi. Mina hakkasin niimoodi kutsuma siis sööki. Sest et ta oskas seda sõna juba kasutada, aga ta ei teadnud, mis see tähendas. Ja siis ma seostasin selle söögiga. Emme on juba pikalt olnud, aga minu arust ikkagi ei seosta veel seda minuga. Mul on selline tunne. Ja lahe on nüüd see veel, et ta näitab käega, kui ta tahab midagi. Näiteks see valge seal. See pakk on seal küpsise pakk. Näitab käega sinna, et ma tahan seda. Ja siis talle meeldib seda lülitit vajutada hästi palju. Siis ta näitab näpuga sinna, kui ta tahab, et ma läheksin temaga. Saab nüüd aasta ja 1 kuuseks, 6. detsember. On kätte jõudnud õhtu ja jõudsin Janeti juurde. Nüüd me siin siis maiustame soolasega. No mahlad on magusad. Irfu ka tatsab seal, ootab, kuna saab maitsvat süüa. Äkki midagi kukub? Jah, äkki kukub. Muusika käib ja Janetil on tulekas ka siin akna peal ilusti ja siuke ubane on mõnus olemine. Et siis naiste jutud alaku! Jee! Mis seal on? Ma mõtlen kaamerat. Irfu. Mõtlen kaamerat. Irfu. Mis seal on? Kass või? Irfu. Kas kass on seal? Kuskil kassid on. Kes seal on? Mõtles kohe, et kass on. Või ma ei tea. See mokk. Nam. Nii on jälikud kohe. Noh, ei tea nüüd, mida teha sellega, jah? Ma olen oma koha peal ära närrimas. Sain lauale. Ta ei teagi, kuhu minna. Aga nüüd meil on juba mahlad joodud. Janet on 2 korda juba pissil käinud, aga oled 2 või? Vähemalt. Sama palju mahla oleme joonud ja ma pole kordagi käinud. Aga noh, andestatav, rase neiu. Kes veel ei teadnud, siis Janet on rase ning Luna saab endale väikese sugulase kevadel. Nii uhke vaata. Veel ei tea, kumb on, sest et Janeti sai... Janet arvab, et on tüdruk ja... Aga Janeti sai eile. Eile sai 16 nädalat täis. Et pärast jõule saad teada.
no kui ta näitab, sest Luna näiteks ei näidanud 20. nädala ultrahelis. jah, et arvab, et on tüdruk jah. nii et siis on karitüdrukuid meil siin. aga ei tea, võib-olla tuleb poiss ka sekka. vaene poiss. jah. nüüd hakkab kell juba vaikselt palju saama, et Luna läks Toniga ilusti tuttu. Toni üldse ei nutnud. täna on siis 3. võõrutuse päev. ta on 4. võõrutuse päev, sest 3. öö on ta Toniga, sest esimene öö oli minuga, kui ma ei andnud talle üldse tissi. ja vaatame siis, kuidas tänane öö möödub, sest eile oli natuke raske mööda, natuke nuttis ikka. võttis korgi ära ja lakkub seal, sest et see ihpu. Te sulati, juua. see oli katki vaata.